tere, minu nimi on Jakov Markostjanko, ma olen vanem konsultant EY's ja täna ma räägin praktikast. Kõige tõhusamad strateegiad on ikkagi siis, esimene oleks, kui sa oled ülikoolis, siis ülikoolis tehakse ka karjääripäevad ja külastuspäevad, kus ettevõtted tutvustavad ennast ja siis sealt kaudu saad kontakte, ka infot, mille kohta, mida ettevõte pakub ja kui sulle pakub huvi, siis edaspidi on ka erinevad veebilehed ülikoolide juures, kes pakuvad praktikapakkumisi. Kolmandaks ma ütleks, et LinkedIn on kõige niisugune suurem seltskond ja keskkond, kus saab praktikat otsida. Edukas lugu praktikakoha otsimisel oli siis ülikooli külastuspäev, kus ettevõte on tulnud ja ettevõtte esindaja siis tutvustas ettevõtet, kus me saime temaga hea laine peale ja mille järgi mulle pakuti siis praktikakohaga. Neile inimestele, kes on veits tagasihoidlikud võrgustiku loomisel, ma soovitaks väga siis digitaalkeskkonda, kus saab võib-olla rohkem aega võtta, rohkem mõelda selle peale, mida sa tahad öelda ja siis proovida kontakteeruda siis otse recruitment tiimidega, mis on ettevõtete poolt ja siis leida neid välja ja siis kirjutada otselt, et olen sellise taustaga ja siis olen väga huvitatud teie ettevõttes ja muidugi siis enne, kui sa seda kirjutama hakkad, siis ka sirvida ka millega ettevõte tegeleb, et oleks väike taust ja arusaam ka selle kohta. Praktikakoht iseennast ei tähenda otsest töö saamist, aga paljudes ettevõttes praktikale minemine tähendab, et kui kõik läheb hästi ja sulle sobib ettevõte, ettevõttele sobib sina, siis sulle kindlasti pakutakse seal ka töökohta. EY ja üldse Big Fouri näidel praktika on üks suur eelis, et edaspidi seal enda karjääri arendada. Selleks, et praktikat saama, praktikavaldus peab kindlasti vastama nende kriteeriumitele, mis ettevõte otsib, ehk siis kui on kirjas, et on vaja kas Exceli oskusi või mingi teine tarkvara keeleoskused, siis kõik need peavad ka CV-s ka olema välja kirjutatud. See interpersonaalne kontakt, mis sa saad siis intervjuul, on ka väga oluline. Et väga paljud kohad otsivad praktikante mitte ainult ka oskuste pealt, vaid emotsionaalne pool ja kuidas inimene eest välja näeb. Peamised vead, mis mina olen kohanud, on need, kus CV on kas valesti tehtud või on kole, oskuste puudus, mida ettevõtte praktikale vajab. Kõik pisikused oskused ei soovitaks panna CV-le, kuna see suurem pilt kaob ära. Follow-upidega on niimoodi, et tavaliselt kõik need recruitment protsessi haldab programm, mis kinnitab seda soovi meili peale. Kui seda ei ole juhtunud, siis ja näiteks värbamisprotsess on läbi, siis võiks võtta ühendust, kas kirjutada või helistada. Praktikavalduselt paistab silma, kui kandidaadi CV vastab nende oskustele, mis ettevõte otsib. Kui ettevõte on kindlasti maininud, et on vaja kas Exceli või mingi teise tarkvara oskused või mingid kindlad keeleoskused, siis need on need asjad, mille peale vaadatakse. Mida tudengid saavad teha, et praktikaotsingut teha tõhusamaks, on siis enda brändi loomine, hea LinkedIni profiil ja siis ilusasti kokku pandud CV LinkedInis, siis connectida erinevate recruitidega ja siis inimestega, et laiendada enda LinkedIni keskkonda ja siis muidugi LinkedInis on väga palju seadeid ja settingud, mida saab kasutada praktika otsimisel. Täiesti võõraste inimeste connectimine LinkedInis ei jäta halvat muljet, sest tegelikult see on see keskkond, mis on selle jaoks loodud ja connectimiseks lihtsalt võiks rohkem kirjutada ennast ja olla viisakas ja see on täiesti aktsepteeritav. Professionaalide ühendust võtmisel kindlasti peab ennast tutvustama, olla viisakas, mitte rääkida väga palju ennast, enne kui sind küsitakse. Mida ei tohi teha, on kindlasti olla familiaarne. Kui sul on tavaline arusaam, kuidas peab inimestega rääkida, kes on võõras, siis see kindlasti aitab sind. Intervjuul intervjueerija tahab luua sellist atmosfääri, mis on sõbralik ja kandidaatile meeldiv, kuna praktika on alles tee algus, aga kindlasti peab olema valmis ja peab teadma, millega ettevõte tegeleb ja siis mis oleks sinu kui kandidaadina tulevikusoov ja karjääritee, mida sa kujutad ette.
Selliseid edukaid juhtumeid, kus praktikant jäi tööle näiteks meie ettevõttes, on väga palju, et peamiselt iga hooaeg 60–80% inimestest, kes oli praktikal, siis saavad ka täiskohale, kusjuures minu lugu on samamoodi, et ma käisin praktikal ja siis mulle pakuti tööd.